tervist minu poolt ja suur-suur aitäh teile kõikidele, et te võtsite selle hetke enda tihedas nädalas ja tulite siia, et korra mõtiskleda, kaasa arutada küberturvalisuse teemal. Mulle isiklikult on see hästi oluline, ma loodan, et teile samuti, nähes väga palju tuttavaid nägusid saalis siis ja teades, mis valdkonnas te toimetate, mis asutustes, ettevõtetes olete, siis see on selline preaching to the choir moment, et kuidas ma selle info teile toon. Mul oli paar mõtet, esimene mõte oli, et ma võtan lihtsalt selle uue RIA küberturvalisuse aastaraamatu, mis tuli trükikojast ja lihtsalt loen teile selle ette. Aga ma arvan, et see võtab kauem kui mulle antud 30 minutit, nii et ma soovitan seda teil teha ise ja ta on RIA kodukal ilusti üleval ja jooksvalt jagame ka paberkujul nii palju, kui me seda saame, aga eesmärk on seda rohkem viia siiski, ütleme, koolidele, muudele asutustele, kus sellest on praktiline väärtus ja loodame, et teil kõigil on need nutiseadmed ja tahvelarvuti ja laptop, kus te saate seda sirvida. See on tegelikult ka hea, ta annab siin on peal number 2025, aga ta annab teile ülevaate just möödunud aastast 2024 ja ta koondab kokku, et ennem arutasime siin, et kas seal on midagi väga uut, täiesti uut. Mõned asjad on, aga palju on see, mida te olete juba kuulnud, aga ta on toodud esile siis koos lisanüanssidega, detailidega ja koondatud kokku ja annab väga sellise hea adekvaatse pildi, et see, et ministeeriumi korraldatav konverents ja see aastaraamat kokku jooksid samal ajal on tegelikult juhus, aga edaspidi võikski ju selle eesmärgiks võtta, et kui on konverents, siis see aastaraamat on ka parajasti valmis. Ehk et see on kindlasti see kodune ülesanne teile, et võtke see peale seda tänast päeva ja sirvige ja vaadake. Aga millest ma tahtsin teile rääkida täna ja mis on need mõned mõtted, mõned võtmesõnad, mis ma kaasa annan. Et me elame huvitaval ajal, isegi väga huvitaval ajal, et kui vaadata, mis meie ümber toimub, kogu Vene täiemahuline agressioon ja sõda Ukrainas, selle järellainetus siin ja laiemad implikatsioonid, Lähis-Ida konflikt, mis nüüd justkui on küll nagu sadamasse sõudmas, aga siiski on ka meid mõjutanud vahetult viimased paar aastat Trumpi tagasiasumine Ameerika Ühendriikide presidendi rolli ja sellega kaasnevad mõjud, kogu see uus administratsioon, täielik muudatus, mitmed kursimuudatused, mitmed uued partnerid paljudele meile. Ehk see kõik nagu otseselt ja vahetult mõjutab ja selle taustal on toimunud meeletu tehnoloogiline areng. Ja ma tean, et see on nagu klišee, kui sa räägid sellest tehnoloogilisest arengust, eriti küberturvalisest konverentsil, aga tegelikult ka mõelge kas või selle tehisaru rakendusala peale, kus seda nüüd tänapäeval kasutatakse ja siis mõelge, kus see oli 3 aastat tagasi. Et kui 3 aastat tagasi oli võib-olla kõige levinum lause, mida ma kuulsin, et selles AI-s on väga palju A-d ja väga vähe I-d, siis täna oleme me uutes oludes, uues olukorras ja see kasutusala on tõesti midagi muud. Kuidas see meid mõjutab? Mõjutab meid tegelikult palju, mõjutab meid mitmes asjas, et me oleme endiselt maailma kõige digitaliseeritum riik, kindlasti seda riigisektoris, samuti ka erasektoris, see, kuidas on integreeritud, ma ei tea, kui te võtate kas või XT kasutajad, siis seal on tegelikult rohkem erasektorit kui riiki. Ja see loob meie inimestele, ta loob esiteks teatud elustandardi, ta loob teatud mugavused, millega ma harjunud olema, mugavused, kuidas läbi elu minna ja kuidas asja ajada nii riigiga kui teiste ettevõtetega kui inimestega. Aga samas ta tegelikult tekitab ka üsna laia ohuspektrumi ja seda pinda, kus meid rünnata, on lihtsalt rohkem kui meie naabrite juures. Ja me peame sellega arvestama, me peame kõik, kes me siin ruumis oleme, nii arendajad, nii ettevõtjad, nii riigiasutused kui eraisikud, et see on miski, mis on meie igapäevaelu osa. Ja me näeme seda ka, et mina ei hakka teile avama hetkel ühtegi intsidenti detailis. Täna tuleb kohe peale mind tuleb Veiko Raasuke, CRT juht, kes annab teile väga põhjaliku ülevaate sellest, mis on toimunud Eesti küberruumis ja mis on need trendid, mis on need uut tüüpi ründed ja mis me selleks teinud oleme, et nii-öelda vähemalt nina pinnal püsiks. Ja pluss siis seesama, millele Anett siin alguses juba viitas, et rünnete hulk juba statistiliselt, see number on sedavõrd kasvanud.
See on üks teema, mida võib arutada, et kas meie statistikast on nagu ajas ja ruumis muutub. Tegelikult väga palju mitte, mis kindlasti on muutunud, on see, et rohkem teavitusi tuleb sisse. See näitab suuremat usaldust nii PPA kui RIA kui riigi vastu tervikuna, ehk seda infot jõuab meieni rohkem. Aga kui küsida, et kas nüüd möödunud aastal me saime nii palju paremad tööriistad, et me nagu nägime paremat, siis ei, tegelikult mitte. See binokkel, millega me vaatame seda horisonti, on täpselt sama terav nagu see, millega me vaatasime 2022, et selles osas ei ole tehnoloogilist muudatust toimunud. Lihtsalt ongi läinud olukord keerulisemaks. Kas on põhjust mingiks hirmuks, paanikaks? Absoluutselt mitte. See on lihtsalt miski, millega me peame arvestama, on riskid, mida me peame maandama, on sammud, mida me peame võtma. Nüüd vaadates, kus me oleme riigina, digiriigina, meil on väga palju uusi asju tulemas, kogu need uued personaalriigi teenused, kõik need uued suunad andmepõhisele juhtimisele, me tahame seda maksimaalselt ära kasutada ja jõuda võimalikult optimaalsete, mõistlike ja uuenduslike lahendusteni, aga see tegelikult tähendab ühtlasi ka kogu seda Zero Trust põhimõtete ja kõige muu taolise rakendamist juba eos, et me teeme asju kohe turvaliselt, mitte teeme kõigepealt asja ja siis vaatame, kuidas läheb, vaid vastupidi. Ja samal ajal me ei saa absoluutselt see, millele kantsler viitas, just see sõna hukukindlus. No minu jaoks seostub see kohe ühe teise sõnaga, inglise keeles legacy, eesti keeles pärandvara on vist see sõna, mida kasutatakse. Me ei saa sellest pärandvarast nagu kuidagi mööda vaadata, et see on miski, millega me peame väga akuutselt tegelema, kuna see on justkui nagu sa võid ju sõita selle kõige moodsama masinaga, aga kui sul on tagant on luuk lahti, siis sealt lendab asju välja ja nii edasi. Et me peame samal ajal minnes sellele uuele rajale kindlustama ka selle, et me uuendame kõike seda, vahetame välja neid seadmeid, millel on end of life. Kõigil teil on teada see Windowsi tootetoe lõppemine käesoleva aasta, ta oli vist oktoobris, ja muud taolised asjad, et me ei saa seda maha magada ja kui kuskil on mingid seadmed, mis ei runni ühegi uuema süsteemiga, no siis need seadmed tuleb välja vahetada, sest me ei saa jätta sellist jääkriski endale sisse, kust siis rünne lihtsalt on ääretult lihtne, ääretult kerge. Mis veel? Mis toimub siis meie ümber, mis toimub meie regioonis ja kuidas me sellesse kõike suhestume? RIA ja konkreetsemalt siis küberturvalisus Keskus-RIAs on välja valinud umbes suurusjärgu 12 põhipartnerit. Miks me seda teeme? On see, et aastatel 2021-2022 ja ütleme siis nii, enne Covidit eriti ja peale Covidit vaikselt jälle taastus tagasi, külastab suurusjärk 150 delegatsiooni, välisriigi delegatsiooni RIA-t aastas. Ma ei tea, palju seal Estonia showroomis käib, aga meil vahepeal oli selline tunne, et kas me tööd ka saame teha, sest kogu aeg on delegatsioon. No ühtepidi nagu kasulik ja teist, nagu meeli ülendav ka, et Eesti vastu tuntakse sedavõrd huvi ja järelikult meil on, mida maailmale rääkida, aga teistpidi see ei ole nagu, sa pead mõtlema, mis see win-win selles stsenaariumis on. Ja meie defineerisime selle endale nii, et me tegelikult ikkagi oleme väike, me oleme nii väike riik, kui meie siis konkreetsemalt ka väike asutus, et me parem võtame endale ette siis 10, me oleme umbes tosinani jõudnud partnerid, kellega me päriselt suhtleme intensiivselt, regulaarselt ja tekitame sellise tiheduse, et kõige tihedamaks on meil suhe läinud Soome ja Lätiga. Soomega kohtume vähemalt 2 korda aastas sellisel kujul, et 20 inimest meilt, 20 neilt korda mööda, kas nad tulevad siia või me läheme sinna, nüüd jälle märtsis läheme pundiga ja siis 1,5 päeva brainstormime, kuulame, kuidas nemad on mingeid asju lahendanud, räägime, kuidas meie vahetame mõtteid ja sama asja teeme Lätiga ja lisaks sellele loomulikult Ameerika Ühendriigid, Prantsusmaa ja nii edasi, Aasiast Singapur. Ma ei hakka kõiki neid loetlema, aga mu mõte on see, et nende meie põhipartneritega me päriselt vahetame infot küberis toimuma kohta. Me päriselt reaalajas vähemalt 2 korda nädalas nende kõigiga suhtleme. Mitte kõigiga, see oleks liialdus, aga osadega neist me suhtleme 2 korda nädalas, osadega nendega vähemalt korra kuus on see nii-öelda proof of life, et me oleme siin, hei, meil toimuvad siuksed asjad, meil oli selline rünnak, jagame teile sellist andmeid selle kohta, kas te olete ka midagi sellist näinud. Mida te tegite, et oma süsteeme selle eest kaitsta, kas need sammud, mida te tegite, võtsite, kas need toimisid või vastupidi, soovitate seda mitte teha. Et see on selline hästi praktiline näide.
Ja selleks, et see ei oleks nagu selline nagu mull, mida ma teile ajan, siis me oleme selle ajanud konkreetseks näiteks täna õhtust tulevad, on selline väljend nagu Nordic Baltic või Põhja-Balti, ehk tulevad koos meiega siis 8 riiki, Läti, Leedu, Eesti, Baltikum ja siis Põhjala, Norra, Taani, Rootsi, Island ja Soome. Ja kõigi nende kriitilise infrastruktuuri küberkaitse spetsialistid. Korraks oli ka mõte, et kui me vaatasime neid kuupäevu, et see nädalavahetus on Brell, et kas me jätame ära selle, et kas see on võib-olla liiga ohtlik teha hetkel seda, aga siis mõtlesime, et vastupidi, just praegu ongi see hea hetk ja selle võtame ühe teemana seal lauda, nii et alates täna õhtust, homme ja ülehomse jooksul me vahetame nende 5 Põhjala riigi ja 3 Balti riigiga märkmeid, kuidas kaitsta meie kriitilist taristut, meie elutähtsa teenuse osutajaid kõigis nendes erinevates sektorites. Miks see on hästi vajalik? Kui te mõtlete, mis pangad meil siin on, mis telkod meil siin on, siis me oleme nagu üks ruum paljude meie naabritega ja need samad mured, mis on neil, on tegelikult ka meil, et me ei pea alati seda jalgratast ise leiutama, vaid me saame tegelikult seda teha koos meie liitlaste ja partneritega. Nii, hüppan teisele teemale siit ja räägin veidi siis siseriiklikust või tegelikult ennem peatun korraks veel Euroopa Liidul, et siin täna tuleb teile mitu arutelu sellel teemal ja avatakse neid tagamaid, et kõik need muudatused, mis siis Euroopast meile on tulemas. Et kui nüüd mõelda selle peale, miks see üldse on, siis tegelikult sellel on väärtus ja see väärtus on see, et soovitakse üle liidu ühtlustada neid nõudeid, ühtlustada neid reegleid, et kui sina lähed Eesti ettevõtjana toimetama Portugalis, siis seal on need samad reeglid, seal on see sama standard, see sama tase, millel sa nagu opereerid. Et see kõik on justkui nagu hea. Aga teisalt, kui nüüd võtta, siis mõned aastad tagasi Brüsseli koridorides koos mitmete teiega, kes siin saalis oleme käinud, siis ausalt liikmesriikidel oli juba frustratsioon, et neid paganama reegleid tuleb nagu Vändrast saelaudu, muudkui uus direktiiv ja uus regulatsioon, et kuidas sa selles rägastikus nagu opereerima pead ja ellu jääma pead. Ehk et päriselt ka liikmesriikide poolt, sealhulgas ka Eesti poolt, me ütlesime seal Brüsselis need ausad välja, et palun nüüd, et andke mingi hetk nüüd liikmesriikidele aega, et kõiki neid reegleid, mis te kehtestate, proovida ka siseriiklikult rakendama hakata, et sellest sidrunist päriselt see vitamiin välja pigistada, mitte et neid tuleb muudkui nagu juurde. Ehk et neid arutelusid me peame ka ja kindlasti ei ole siin see, et riik toetaks, et tohutult nagu üle reguleerida kõike seda, aga sel teemal siis täna konkreetsemad arutelud, mõtete vahetus ja kindlasti on riigi roll siin aidata selles rägastikus opereerida, olla see suunanäitaja, selgitaja ja ka vahendaja, et kuidas need asjad käima peaks. Ma hüppan siit siis Eesti infoturbestandardi peale, EITS, Tõnis rääkis EITS, veits, see isegi ei ole nali, me kaalume ka seda, et kuidas siis me oleme kuulanud teie muresid, et eriti väikestele, et see võtmesõna, millele ma tegelikult keskenduks, siin on proportsionaalsus. Et kuidas neid reegleid kehtestada proportsionaalselt ja jällegi, et kui ma tulen selle Eesti infoturbestandardi juurde, minu isiklikul hinnangul on see maailma kõige parem standard. Paremat ei ole mitte kellelgi. Kui sa seda rakendad, siis sa oled oluliselt turvalisemas olukorras kui see, kes ei rakenda. Et see erisus tuleb kohe välja, aga see proportsionaalsus on just tuleb ka nagu selle asutuse ettevõtte juhile välja sellest, et sina kui organisatsiooni juht, sina tegelikult esiteks vastutad ja teiseks tead kõige paremini, mis on see kaitsetarve, mida sa pead rakendama enda organisatsioonile. Samuti sa tead kõige paremini, et mis on need riskid. Keegi teine väline ei saa tulla öelda, mis just need sinu riskid on. Jah, saad võib-olla võrrelda, et sektoriaalselt selles sektoris on üldiselt need, aga enda ettevõtte, enda asutuse riske saad sa ikkagi ise kõige paremini hinnata. Ja siis nende samade selle kaitsetarve ja riskide pealt see proportsionaalsusega sa saadki valida need meetmed, et mis meetmeid ma siis rakendan, et neid konkreetseid riske maandada. Ja siin on jällegi koht, kus riik, konkreetsemalt siis just Digiministeerium ja RIA eesotsas RIMO osakonnaga saab tulla ja aidata selgitada ja meil ongi tööplaanis ja juba POC-ina ka lansseeritud
AIDSi rakendamise tööriist, et kuidas seda muuta, kuidas nendes meetmete rägastikus ujumist muuta nagu selgemaks, kuidas sealt just välja sõeluda see, mis sulle kõige rohkem vaja on. Selle osas ma küsisin enne, kui ma siia tulin Kristiinalt ja Rainilt Rimost, et mis kuupäeva ma võin välja hõigata ja hetkel on juttu 30. aprillist, mil siis uus ingliskeele nimetus sellele on AIDS Hub, mida nad kasutavad, algselt oli see võlur, osad on seda kuulnud, aga liigume sellega edasi, mis aitab selle sama AIDSiga teil opereerida ja jõuda just selle enda organisatsiooni ivani ja seda kõige paremini siis kaitsta. Teistel teemadel, et mis siis lisaks veel, et lisaks selle AIDSiga ja lisaks selle NIS-iga ongi siis ju küberturvalisusseadus, see, mis on revisjonis, et tänase päeva jooksul te kindlasti siis ka saate selle osas nagu pilguheidu, et kui te mõtlete, kaua meil see seadus on olnud, 2018-19, siis iga seadusega, iga valdkonnaga toimub ajaliselt areng, toimub tehnoloogiline areng, toimuvad muudatused, ma alustasin sellest, mis meid kõik ümbritseb. Me peame selle osas siis arvesse võtma meid ümbritsevat maastikku, seda geopoliitilist olukorda ja sellele vastavalt siis ka võtma vastu muudatusi ja liikuma nende pinnalt edasi, et millest ma saan praegu konkreetsemalt rääkida, on hetkel kehtiv olemasolev vastu võetud uus küberturvalisuse strateegia. Te olete kõik kindlasti mingil viisil või kujul seda tutkinud, tudeerinud. Kindlasti tasub sinna pilk veel peale heita, et siin on hästi suure töö ära teinud nii ministeerium kui RIA käsikäes ja mis on võib-olla kõige ägedam, mis mulle endale meeldib, on see, mida Irina teeb sellega igas küberjulgeoleku nõukogus, paneb selle rakenduskava seina peale. Ehk vanasti me sellist asja ei teinud. Oli strateegia, aga see strateegia nagu oli või ei olnud, nagu kas seal oli midagi või ei olnud, keegi seda lõpuks ei mäletanud. Midagi sealt nagu tehti ära, aga kui seda uut nüüd tegema hakata, siis oli ka esimene küsimus arutelu ringides, et aga mis me sellest eelmisest strateegiast õppisime. Vot selleks, et vältida nüüd, kui 2030 tuleb see uus strateegia seda sama küsimust, siis nüüd praegu me regulaarse intervalliga küberjulgeoleku nõukogus, kus on laua taga kõikide ministeeriumite, kas kantslerid või asekantslerid, asutuste juhid, vaatame üle, seal on konkreetsed vastutajad taga, mis asutus selle teema eest vastutab, tegevus ja kuupäev või siis vähemalt kuupäev, millal peab aru andma, kuna osad need tegevused jooksevad kuni 2030 välja ja osad on siis lühemaajalise välbaga, et mis puudutab just aastat 25-26. Ehk selline konkreetsuse süsteem on sinna juurde loodud ja me üritame RIA ja ministeerium käsikäes tõesti selle sammu pealt sellega edasi liikuda. Miks ma sellest räägin, on see, et see sama NIS2 on ju, et ta tekitab nagu ühiskonnas muresid, et kõik see sama uued regulatsioonid, kohustused. No võtta aastaid tegelikult see, mis meil oli olemasoleva küberturvalisusseaduse pealt, see, mis meil kehtis, see ei ole kunagi NIS1 olnud. See, mis Eestis oli kogu aeg, see oli NIS 1,5. Ehk kui ülejäänud riigid praegu selle NIS2-ga teevad nagu 0 või 1 süsteemis hüppe, siis tegelikult me olime juba peaaegu seal. Meil on vaja nüüd sellest koerasabast üle saada ja vot see on keeruline, kuna seal on palju nüansse, palju detaile, kes on subjektid, mis kehtib ja muu taoline. Ja kõik need sammud seal vahepeal, see meie olemasolev küts, ehk NIS 1,5 meie kontekstis, see Eesti infoturbestandard, see sama küberturvalisuse strateegia ja kõik mustmiljon muud asja, nad kõik kokku moodustavad sellise ühtse terviku, mille eesmärk ongi siis parendada meie riigi, meie ühiskonna küberturvalisust ja infoturvet, et seda tuleb vaadata nagu süsteemse tervikuna, et me ei tee seda nende reeglite pärast, me teeme seda iseendale, et ma ei tea, järelevalve, toon mõttena siia sisse, et see alati tekitab ka sellise lainetuse, et kui Ilmar või tema inimesed lähevad kuskil asutusse sisse ja teostavad järelevalvet, et siis saabki olla nagu 2 tüüpi reaktsiooni sellele alati. Esimene on selline okkad välja, et no, miks te nüüd siia tulite ja miks te nüüd mind kiusate. Ja teine on just see, et seal on mingi infoturbejuht Siso, kes on nagu ülirõõmus. Et vot näed, see jutt, mida ma olen juhtkonnale rääkinud siin aasta aega, et mul on raha ja inimest vaja, et see asi ära lahendada. Näete, nüüd tuli siia järelevalve ja ütleb, et näed, just see probleem on vaja ära lahendada, et see on nagu, et sellel on nagu mõte, et selle
Ja järelevalve eesmärk Eestis kindlasti ei ole kedagi karistada. Eesmärk on juhtida tähelepanu puudustele ja üritada aidata neid puuduseid kõrvaldada ja see on pikk protsess, seal on kõigepealt on esmane kohtumine, siis kui selle kohtumise pealt jõutakse kuhugi, siis võib-olla ei tulegi menetlust, võib-olla tuleb siis ettekirjutuse hoiatus, siis peale seda tuleb ettekirjutus, et see hetk, kui järelevalve päriselt mingisuguse sunniraha või trahvini jõuab, see on, me räägime aastast või pikemast perioodist, kus vastaspool või siis see, kelle osas järelevalvet teostatakse, tõesti ei soovi mitte midagi teha, et olukorda parendada. Et eesmärk veel kord järelevalve kontekstist on juhtida tähelepanu puudustele ja aidata neid puuduseid kõrvaldada, kuna nende samade kaudu võib selle sama ettevõtte või asutuse organisatsiooni põhiäritegevus seiskuda, kuna kui see haavatavus on sees ja see võib siis muutuda ka laiemaks ühiskondlikuks kriisiks. Nüüd sellest laiemast ühiskondlikust kaitsest, selle osas on siis selle üks projekt, millest võib-olla räägib ka Veiko, võib-olla mitte, aga igal juhul viitab ta nendele tegevustele, mida siis CERT-E teeb ja nendele uutele võimekustele, mida me kasvatame. Et selle projekti nimi siis, mis ka nüüd justkui käivitumas, aga võtab tegelikult hea mitu aastat aega, et ta päriselt toimima saaks, on küberkilp. Ja see küberkilp ongi lai ühiskonnaülene ja selle peamine eesmärk on ära hoida selliseid kriise, selliseid intsidente, mis ühiskonna tegevuses seiskavad. Mingiks asjaks päriselt seisma panevad. Tuled ei põle, vett kraanist ei tule, tanklast kütust ei tule, haigla seisab. Et esiteks need asjad, mida siis riik saab teha ise keskselt riigivõrgu klientidele, riigiasutustele, kuidas siis neile juba perimeetril see kaitse tagada, erinevate tehnoloogiliste, mida on kümneid ja kümneid rakenduste koosmõjul ja hästi palju sellest, mida siis Veiko inimesed CERDis igapäevaselt teevad, ongi kalibreerimine nende samade erinevate rakenduste, et nad kõik kokku mängiks ja annaks selle soovitud tulemi, selle soovitud kaitse. Ja see ei ole lihtne ja seda ei saa kõike kahjuks automatiseerida, seda teevad inimesed õhtuti, nädalavahetustel, jõulude ajal, jaanipäeval, ehk meil selles mõttes nagu seda ajalist lõtku vahele ei tule, et see on laiapindne riigikaitse selle kõige otsesemas tähenduses. Et kui mina näen uudistes seda 5% kaitsekulutuste juttu, ma toetan seda tulihingeliselt, aga ma väga arvan, ja leian, et küber kindlasti peab olema osa sellest laiapindsest riigikaitsest. Et kui te võtate need Ukraina õpituvastused ja vaatate, mis seal ühiskonnas siis toimunud on nende viimase 3 juba aasta jooksul, siis kogu selle aja vältel on ju inimesed pidanud seal, kes seal riigis elavad, kuidagi oma elu ka edasi elama. Selleks, et nad saaks seda elu edasi elama, peab vähemalt kas aeg-ajalt või siis intervallidega olema elekter. Selleks peab olema võimalik minna toidupoodi ja esmatarbekaupu osta. Selleks ostmiseks peab toimima see pangakaart ja muud taolised süsteemid, et me ei saa nagu, et kuidas sa sõdid seda sõda, kui sa kogu selle aja oled mures oma pere pärast, et kas nad süüa või juua saavad või kas neil kodus on soe või kus nad üldse hetkel on, et kui sul tagala ei ole korras, siis väga raske on keskenduda sellele nii-öelda aktiivsele lahingtegevusele ja olla mõtetega ainult seal, et me oleme kõik inimesed, nii ka kaitseväelased kui kaitseliitlased kui kogu sisekaitse ja me peame arvestama nagu ka selle elemendiga, et kuidas siis seda tsiviilühiskonda toimimas hoida ja see läbi ongi see laiapindne riigikaitse ja küberga osa sellest nagu hästi oluline esile tõsta ka selles debatis, mis ühiskonnas hetkel käimas on, et me ei laseks seda nagu fookusest välja. Hästi palju asju saab riik teha koostöös erasektoriga, üheks selleks konkreetseks näiteks on kõik need läbistustestid, koolitused, sektoriaalsed infopäevad, muu taoline, mida me teeme praegu ja aluseks on võetud just see sama Ukraina õpituvastused ehk need intsidendid ja sündmused, mis seal on aset leidnud. Ehk kriitilise infra küberkaitse osakond Raimo Petersoni juhtimisel on teinud viimase ma ei tea, kas nüüd 2,5 aasta vältel iga aasta vähemalt 25 Eesti etole need läbistustestid.
ja seda nad ei ole teinud üksi, nad on teinud seda ITL-i liikmete Eesti küberturvalisusettevõtetega. Need Clarified, KPMG, Cybers, uue nimega Neverhack, kõik muud taolised on neid teenuseid osutanud ja me näeme, et sellel asjal on päriselt see return of invest on suur. Miks ta on suur, on see, et circa siis 45-50 ettevõttel, loodetavasti enamus on selle manuaaliga juba jõudnud nii-öelda lõpuni, aga on ees juhised, kus on minu need peamised haavatavused, mis on minu ettevõttes see, mida ma peaks adresseerima, kuhu ma peaks suunama ressurssi, raha ja inimesi ja milliseid vigasid ma peaks praegu parandama. Et see on nagu tööplaan, mis selle läbitustesti lõpus antakse talle pihku. Riik maksab kinni selle testi, selle diagnoosi andmise, aga selle ravi peab ta osutama endale ise ja need ressursid eraldama. Ja miks on meil oluline see sama laiapindse riigikaitse asi, et kui me vaatame, mida need asutused, kellega me seda koostööd teeme, mis teenused nad osutavad, siis tegemist on suurte haiglatega, tegemist on kõige muu taolisega, mis on ühiskonna toimimiseks, meie rahumeelse elu jätkumiseks eksistentsiaalselt olulised ja energiasektor on üks näide sellest, me kõik praegu oleme hästi selles Sprelli laines, loeme neid uudiseid, loodetavasti oleme ka kõik, kes siin saalis on kodus vähemalt mingisuguse potsiku vett ja ma ei tea, ka täislaetud selle, tänapäeval on hea see kõlarongi, see akulaadija, et mingisugused asjad me oleme ka ise teinud oma perekriisiplaani, et kuidas siis valmistada selleks, kui peaks olema mitte tavapärane olukord mingil ajal. Ehk me ei saa jätta seda alati nagu kellegi teise mureks, vaid meil igaühel peab olema ka see oma perekriisiplaan, kuidas me sellele läheneme. Ehk need on need mõtted ja tegevused, mis on hoidnud praegu kogu nii RIA kui Justigi kollektiivi rakkes viimasel aastal ja need on need tegevused, kus me ka siis täiega edasi pingutame nüüd alanud aastal. Täiesti uue asjana või täiesti uuel viisile kujul väljas on IT-vaatliku portaal, et kui ta ei ole seda vaadanud, kindlasti vaadake. Sinna me koondame kokku siis selle laiema ühiskonnakoolituse ja suur aitäh kõikidele neile, kes on aidanud meil teha seda ühiskonna koolitamist, nii ettevõtted kui kõik muu. Üks koht, kus kindlasti on seda vaja veel teha ja kus ma palun teie kõige abi, kes te saalis olete, on meie haridussektor, meie koolid, ehk et kuidas me saaksime viia need sõnumid veel rohkem maast ja madalaks selgeks, et kuidas me saaksime hakata sellega, et meil on ülihead ülikoolide programmid küberis, tõesti on head, aga miks see alles ülikoolis on, et kas me saaks nagu kuidagi ka selle gümnaasiumi tasemele ja veelgi varem põhikooli, algkooli, ehk et see, ja kusjuures me ei oleks unikaalsed, Aasias on riike, Korea, Singapur, kes seda juba teevad väga aktiivselt, süstemaatiliselt, juba algklassidest peale koolitavad inimesi, et kui RIA tegi eelmisel aastal, selle aastaraamatus on pilt ka mõned trükised küberhügieenist lastele ja see tiraaž oli vist mingisugune, ma ei tea, kas see oli 2000 või nii. Need läksid umbes 2 päevaga nagu soojad saiad, et meil selgelt tuli sealt ootus, et me peame seda rohkem tegema ja kindlasti me tahame siin selles vallas haridusministeeriumiga koostöös just digiga teha rohkem koostööd, et viia see info sinna ka, et ma loodan, et keegi teist märkas, et esmaspäeviti jooksis nüüd kui Märt teab täpselt, aga vist 26 osa järjest ETV-s saade nimega IT-vaatlik. 5 minutit kogu Eesti elanikkonnale heal kellaajal ja see sõnum jõuab sinuni, et need on need asjad, mida mina kui inimene, mina kui indiviid saan teha selleks, et parandada enda ja siis mind ümbritsevad seda küberturvalisust. Et see üks metafoor, mida me oleme rääkinud ja mida vist ma olen varem ka siin laval rääkinud, on need suitsuandurid. See on ülihea töö, mida pääste on sellega teinud ja kuidas nad on kõikidele meie teadusesse viinud. See, kus juures on suht unikaalne, see ei ole igal pool maailmas. Igal pool maailmas ei ole neid suitsuandurid. Meil on see kohustuslik. Ja kui te meenutate, siis kindlasti teil on kõigil on see hetk, kus te lähete seda suitsuandurit siis kas oma ema, oma isa, mõne muu eakama sugulase või naabri juurde, aitate selle patarei ära vahetada. Et oleks kindel, et see töötab. Vot peale seda, kui te olete patarei ära vahetanud, võtke välja oma telefon itvaatlik.ee ja rääkige sellele eakale inimesele kas või minut aega infoturbest ja küberturvalisusest. Miks te peate seda tegema? Sest kui teie ei tee seda, keegi teine ka ei tee. Ehk et see on meie kui inimeste selline kollektiivne kohustus.
Mul on 1 minut jäänud ja mulle meeldib alati lõpetada natuke ennem, kui mitte lasta ajal ära tiksuda, nii et ma väga tänan ja soovin küberturvalist Eestit. Aitäh! Küsimused ka? Ei lase sul veel kuskile ära minna, aitäh sulle. Ja ma võin öelda, et küsimusi tuli nii palju, et me võiks sinuga vabalt siia lihtsalt praegu korraks maha istuda, kohvi lasta tuua endale ja siis päeva lõpuni lihtsalt jutustada ja neile vastata. Aga ma hakkan siis otsast peale. Esimene küsimus, mis meie publikult tuli. Sa nimetasid riike, kellega me tegelikult täna juba koostööd teeme, aga milliselt riigid meil tegelikult oleks kõige rohkem õppida? Eesti on väga edukas digiriik, aga kas maailmas on riike, kes on küberturvalisuses meile riigid, kellele me võiksime alt üles vaadata ja rohkem koostööd teha just ka õppimise valdkonnas? Jah, kindlasti on, et kuidas seda öelda, ma ütleks niimoodi, et meil on lai pilt kõige parem. See, kuidas meie digiriik ja küber ja ühiskond tervikuna kokku mängib, selle osas me oleme endiselt maailmas number 1. Aga kui nüüd hakata seda võtma nagu juppideks lahti, siis seal on juba riike, kes mingeid asju teevad paremini kui meie. Näiteks mõned aastad tagasi said tšehhid nii tugevalt pihta küberiga, et nad investeerisid reaalselt 100 miljoneid ja panid, ma ei tea, ma ei kasuta väljendit tuhandeid, aga üle 1000 inimese tegelema selle valdkonnaga. Ja nad on kasvanud umbes 4 või 5 aastaga üheks Euroopa tugevaimaks küberriigiks. Mul piisab teile selle asja kohale jõudmiseks meenutada ID-kaardi kriisi ja kust me selle info saime, et Kiibil oli error. Need olid tšehhi teadlased. Neil on lihtsalt ajalooliselt olnud matemaatikat ja krüptograafiat õpetatud nende ülikoolides üliintensiivselt. Seal see kogukond on suur. Mistõttu me teeme ka nii Tšehhi küberkeskuse Nukibi kui siis Brno ja Masariki ülikoolidega endiselt aktiivset koostööd. Teine näide on Singapur Aasiast, kes on justkui sarnane nagu meie, samas ei ole ka, asub umbes Hiiumaa suurusel territooriumil 5 miljonit inimest ja raha on neil üüratult määratult maailma suurima keskmise palgaga riik ja nii edasi ja tagasi. Ehk see, kui nemad otsustavad nagu, nad on samamoodi nagu, et nende suurte naftatankerite kõrval oleme ka meie väikelaev, kes suudab kiiremini neid pöördeid teha. Vot nad on veel kiiremini teinud, et kindlasti on neilt meil palju õppida ja me jätkame nagu seda koostööd. Pluss siis loomulikult suured, Euroopa suured, meil peale Brexitit korraks vajus nagu ära see UK-liiniline koostöö just tsiviilküberis. Militaarküberis ei väga tugevalt alles ja me läksime veidi rohkem, meil on alati vaja, et meil oleks vähemalt üks Euroopa suur. Küberis selleks meil oli siis Prantsusmaa ja prantslastega me oleme päriselt saanud nüüd väga hea töötava koostöö ANSI-ga regulaarselt erinevatel teemadel. Avatud saalis me neid teemasid kõiki ei käsitle, ei ütle, aga tõesti see on. Ja nüüd on ka brittidega taastunud jällegi see, pluss loomulikult Ameerika ja nii edasi, aga mis küsimused veel olid? Nii, aga Singapurini tagasi minnes, siis Singapur kasutab väga-väga aktiivselt just tehisintellekti küberturvalisuses. See on üks küsimus ka, kuidas Eesti kasutab AI-d, et olla küberturvalisem hästi lühidalt. Veiko vastab sellele. Veiko vastab sellele hästi. Võtan ühe küsimuse siis veel. Selline natukene laiem küsimus. Kas Eesti on küberi mõttes kaitstud paremini kui aasta tagasi ja mis on 3 kõige suuremat muutust meie võimekuse osas? Jaa, on paremini kaitstud. Mis on suuremad võimekused? Ma ütleks pigem seda, et ründed on muutud rafineeritumaks. Ründaja ei tee enam sellist, ma ei tea, ma kasutan sõna rumala massiga ründamist, vaid ta suudab neid muuta ja muuta siis nii-öelda ründe käigus, kas neid IP-aadresside vahemikku, kus ta seda teeb, kas seda tehnoloogiat, millega ta ründab või muu taoline. Et meie puhul, mis on nagu läinud paremaks, on just see hästi tihe koostöö riigisiseselt, et ma ei tea täpselt, kui palju seal Mattermosti turuplatsil kõige suuremas on, aga suurusjärk 3000 inimest on Eestis, kes igapäevaselt panustavad küberturvalisusesse ja ei hoia ka keelt hammaste taga, kui nad midagi märkavad, näevad ja teevad. See on hästi suur väärtus. Seda tegelikult suurtes riikides sellisel kujul nagu meil ei ole ja me utiliseerime seda maksimumiga ära, et siis jõudagi varem mis iganes asjale jälile ja pakkuda sellele lahendus. Suurepärane.